Head uut aastat, on jaanuari algus. Kas sul on selle aasta, alanud aasta eesmärgid ja tähtsamad fookused paigas või veel ei ole? Ükskõik kas on või ei ole, kui sa tahad sellele anda tähelepanu ja aega, siis tule 10 minutiks minu seltsi. Mu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil. Muutus on muusika ja sisemised mõtterännakud. Muutus on tegelikult aeg endale ja inimestele nagu sina, kes tahavad mõelda, kuidas läinud on, mis on ees, kes tahavad endasse vaadata, iseendast selgust saada ja läbi selle ennast arendada, paremaks teha ja oma elu paremasse korda ja uuematele tasemetele viia. Täna lähen oma leivanumbri juurde läbi aastate, selleks on olnud tuleviku vaatamine ja aasta algus on selleks absoluutselt kõige parem aeg ja võib-olla kui sa seda muul ajal ei tee, siis üldse ainukene aeg, kui seda teha. Me ikkagi räägitakse tihti uue aasta lubadustest, millest on saanud juba omamoodi nagu anekdoot, aga ma ikkagi kutsun sind mõtlema süsteemselt aasta alguses sellele, millist aastat luua ja kuidas moodi läbi selle iseenda elu järjest paremasse ja kihvtimasse kohta sättida. Nüüd tasub korraks ka küsida endalt, et miks seda vaja on ja mis selle põhiline kasu on. Ja elu on näidanud, et kui sa endale enda tulevikku, enda aastat või kuud või nädalat ette ei planeeri, ei fokusseeri, siis ta kuidagi juhtub ja ta kipub juhtuma umbes inertsist nii, nagu ta eelnevalt juhtunud on. Ja siis kipuvad seda sinu tegevusi ja sinu fookust ja tähelepanu suunama teised inimesed, teiste inimeste eelistused ja vajadused ja nõudmised selle asemel, et sina oleksid justkui see laevakapten ja sina oled see plaani tegija ja teostaja ja oma elu looja. Ja võib-olla üks asi, mida veel ette tasub mõelda, on see, et kui sa mõtled nüüd selle alanud aasta 2025. aasta peale, siis kui sa saaksid ainult ühe asja sellise nagu põhjatähena või kirka unistusena endale öelda, mõttes hoida, välja joonistada, siis mis see on? Mis on üks suur asi, et kui see aasta on lõppenud, siis sa saad endale nagu teha pai või patsutada õlale ja öelda, et selle asja ma võtsin ette ja selle asja ma panin juhtuma või tegin ära või sain valmis. Mõtle ja kanna seda endas, aga loomulikult see pilt on palju laiem, nii et me ei räägi ainult ühest asjast. Nii et kuidas siis seda teha? Mis on need abi küsimused, kuidas hakata enda aastat looma? Ja ma hakkan tegelikult pihta tagant poolt. Ja mingist asjast, mis on sükene, mingis mõttes nagu lihtne ja samas ebaintuitiivne küsimus. Et kui sa oled huvitatud paremast iseendast, kui sa oled huvitatud paremast elust, siis mis on 1 või 2 või 3 sellist head, uut või võib-olla vana, käest läinud harjumust, mida iseendas kultiveerida. Alustades iseendast. Kas see on võib-olla uneharjumus või spordi tegemise harjumus, võib-olla see on millestki loobumine, on ta siis mõni söök või jook, eks ole, või mingi asja juurde panemine. Näiteks võib-olla nii lihtne asi nagu õigeks ajaks või pisut varem enne õiget aega kohale jõudmine. Et mis on, sa tead seda, mis nüüd on. Ma ei pea sulle ette ütlema. Mis on 1 või 2 või 3 sellist head või väga head harjumust, mida justkui võtta ja endas juurutada. Ja siin on veel selline kõrgema taseme vaade ka veel sellele, et kui sina igal aastal läbi elu minnes õpid endale juurde pookima häid harjumusi, asendama halbu harjumusi headega, siis ma luban sulle, et sust tekib üks supervõime, millest on sulle metsikult palju kasu. Ja selleks on harjumuste kujundamise võime. Nii et siis sa ei pea enam nagu justkui muretsemagi selle pärast, et kas ma suudan või ei suuda ühte või teist head harjumust teha. Kui see võime on sul olemas, siis sul tulevad asjad niivõrd palju lihtsamini.
Nüüd ma lähen kohe sellise oma, kus ma ütlen standardvaate juurde elule, milleks on tasakaal, milleks on siis nagu areng, eks ole, et ma olen elu alati vaadanud läbi 4 erineva valdkonna, milleks on kõik, mis sinu enda isikuga on seotud, isiklik tervis, vaimne tervis, vaba aeg, looming, eks ole, heaolu, siis teiseks on see kõik, mis on tööga seotud, töö ja äriga ja samuti ka loominguga, kui seda üle kanda teise valdkonda. Kolmas on materiaalne külg, on finantsid, on selline toimetulek ja võimekus ja vabadus ja asjad ja kodud ja raha ja asjad. Ja 4 on suhted, inimsuhted, mis sul siis juba olemas on ja mille kvaliteeti tasub tõsta ja inimsuhted, mida sa tahad enda ellu kutsuda ja luua. Et kõige lihtsam moodus seda uut aastat planeerida on võtta igast elu valdkonnast üks asi, mis sinu elu kui tervikut teeb oluliselt paremaks ja validagi endale näiteks 4 eesmärki. 4 asja, mis ei ole nii nagu lihtsasti tehtavaid, kuid mis nõuavad keskendumist, tähelepanu ja pingutust. Ja siis võtta, panna nad kirja, keerata nad täpseks, sõnastada nad ära, hoida mingisuguses kas märkmikus või failis, mida saab avada või telefonis, kuskil märkmetes silme ees, kuhu saab ikka jälle tagasi pöörata, sest see eesmärkide ja uue aasta värk ei ole selline, et sa kirjutad kuskil üles või mõtled ühe mõtte ja siis unustad selle. Ja siis avastad aasta lõpus või millalgi hiljem, et mul oli niivõrd õilis ja tähtis mõte, kuid mul läks see tähelepanust välja, läks fookusest välja ja ma unustasin selle ja ma ei teinud seda. Üks küsimus, mis mulle on viimastel aastatel väga meeldima hakanud, on see, et missugustel sündmustel sa tahad sellel alanud aastal osaleda ise osavõtjana. On ta siis mõni kontsert või on ta mõni reis või mõni pidu või koolitus. Ja samavõrd tähtis, kui sa tahad oma elu kapten ja looja olla, on järgmine küsimus, et milliseid sündmusi sa ise tahad korraldada ning kokku kutsuda. Mis kõigi jaoks on kätte saada, mis on mõnes mõttes lihtsaim ja tehtaivam, on näiteks perekondlikud või sõpradega kogunemised, tähistamised, kokkusaamised, väljasõidud. Nii et need on asjad, mida sa kipud ära unustama ja juhul, kui sa paned selle endale ette, paned selle omale eesmärgiks, paned selle kalendrisse, hoiad seda ja hakkad astuma õigeid samme õigel ajal, siis ma luban sulle, et see juhtub ja kui see juhtub, siis see tavaliselt on väga suure rõõmu ja rahulolu allikas. Kui nüüd see sündmuste asi võtta kitsamaks, siis on ka isiklikud kokkusaamised ja aja koos veetmised üks selline sündmuste alamliik ja sestap on ka järgmine küsimus kohe siit, et kellega sa tahad sellel aastal tihemini kokku saada ja rohkem aega, kvaliteetaega koos veeta. On see mõni pereliige, on see mõni välismaale kolinud sõber, on see mõni õpetaja, on see mõni töökaaslane mingi projekti raames, eks ole. On see mingi inimene, kellele sa oled mõelnud helistada ning tutvust sobitada ja oled seda edasi lükanud. Võib-olla on viimane aeg see sellel aastal ette võtta ning ära teha. Ja viimaseks asjaks ma ütlen siia veel ühe küsimuse, mis endale mulle on igal aastal olnud tähtis ja põnev, kuna eneseareng on mulle tähtis ja ma olen ka õpetaja ning koolitaja. Mida soovid sel aastal õppida? Mida soovid sel aastal endas arendada? See läheb kaarega tagasi sinna alguse juurde, kui me rääksime harjumustest, eks ole. Nii et taolisi asju ei tohi jätta mu meelest juhuse hooleks, sellepärast, et kui sa seda teed, kui sa jätad selle juhuse hooleks, siis kõik võimalik muu eluolu mudru ja teiste inimeste vajadused ja enda ka laiskused ja enda nõrkused ja hakkama saamatused justkui sõidavad sellele sisse, sõidavad peale ja siis jällegi need õppimised jäävad nagu teisele kohale, sest nad ei ole ju sellised enamjaolt, mis oleks nüüd pakilised ja tähtsad. Nad on sellised mittepakilised ja tähtsad. Nii et kutsun sind uut aastat looma, kutsun sind selle üle mitte ainult korraks, vaid korduvalt mõtlema, kutsun sind seda tegema kirjalikult ja kutsun sulle neid
kirjalikke üleskirjutusi ja dokumente, mis sa lood, kas siis nagu pliiatsiga või arvutis või telefonis, kutsun neid silme ees hoidma ja liikuma kuust kuusse, nagu meeles peana hoidma neid endale distsiplineerivaks jõuks ja siis ka märkama ja märkima, et mis sai tehtud, mis on progress, sest et ma olen aru saanud, et mitte niivõrd tulemuste saavutamine või mingite kihtide asjade loomine ei ole selline motivatsiooni allikas, energia allikas, vaid selleks on progress. Selleks on liikumine samm-sammult valitud väärikate kihtide, eesmärkide, kogemuste, saamiste ja arengute suunas. Nii et loodan, et sellest oli abi. Loodan, et sa teed seda nii, nagu sulle see on paslik ja nagu sa oskad ja tahad. Ja loodan, et see muutub sul järjest rohkem läbi aastate liikudes ka üheks harjumuseks. Head uut aastat, väga head 25. aastat. Loodan, et kui sa sellele tagasi vaatad aasta lõpus, siis sul on põhjust metsikult rõõmustada ja tunda suurt rahulolu. Aitäh, et olid minuga. Kõike head.